Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes vanema eest huvikooli taotluse esitamist. Lapsevanema eest on huvikooli esindajal võimalik esitada õppuri huvikooli sisseastumise taotlus siis, kui taotlus tuuakse esindajale paberkujul. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena ning meile on paberkujul toodud Kristeni huvikooli sisseastumise taotlus. Vaatame lähemalt, kuidas saame lapsevanema eest luua taotluse, kuidas saame ka mugavalt õppurile huvikooli kohapakkumise teha ning kuidas pakutud koht ka vastu võtta. Avalehelt leiame kastikese Esita taotlus ning kasti sees sinise ruudukese Huvikooli taotlus. Sellele vajutades avanebki taotluse vaade. Tarvis on sisestada õppuri isikukood. Küsiandmed nupule vajutades täidetakse taotluse väljad, mille kohta kättesaadav informatsioon leiti. Sellele järgnevalt tuleb ka õppuri lapsevanema väljad täita. Isikukoodiga on võimalik vältida osa manuaalsest klõpsimisest. Täita tuleb veel telefoninumbri lahter ning ka e-posti lahter. Mainin, et kui taotlus on esitatud lapsevanema eest, siis sellisel juhul vanema käest ei küsita ka e-posti kinnitust. Alla kerides on vaja huvikooli esindajal täita 3 tärnikesega märgitud välja. Tuleb märkida õppuri sisseastumise alguskuupäev. Soovitud rühmaga seotud kategooria tuleb ühtlasi märkida. Kuna Kristen soovib siin näiteks klaveri mängimisega alustada, valime kategooriatest pilliõppe ning märgime ära ka rühma, meie puhul klaveri põhiõpe. Kui oleme tutvunud huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord ning ka andmekaitse tingimustega, märgime linnukesed nii Tallinna linnavalitsuse määrusele ning kinnitame ka, et taotlusel esitatud andmed on õiged. Esita taotlus nupule vajutades loomegi taotluse. Avaneb vaade, kus on näha kõiki taotlusega seotud andmeid. Alla kerides saab huvikooli esindaja koheselt ka taotlusega edasisi toiminguid teha. Taotlust on võimalik muuta, võimalik on algatada uus sarnaste andmetega taotlus, taotlus on võimalik tagasi lükata ning koheselt on võimalik ka õppurile koht pakkuda. Meie soovime koheselt õppurile koha pakkuda ning pakutud koha ka ise vastu võtta. Alustame koha pakkumisega, vajutades nupule Paku koht. Nüüd avaneb koha pakkumise vaade, kus tuleb õppurile määrata hinnaklass. Avanevast rippmenüüst on võimalik valida kõikide sellele rühmale määratud hinnaklasside vahelt. Hinnaklasside lisamist ning nendega seonduvaid toimingud käsitleme huvikooli rühma loomise videos. Kui oleme hinnaklassi valinud, saamegi vajutada Paku koht nupule. Siin etapis näeme alla kerides, et võimalik on algatada uus sarnaste andmetega taotlus. Taotlus on võimalik lükata tagasi ning vaata koha pakkumist nupule vajutades on meil koheselt võimalik lapsevanema eest koht ka vastu võtta. Avanevas vaates peame ära märkima nõusolekud nii lapse foto kui ka tema nime avalikustamisele. Teeme kindlaks, et arvesaaja e-post oleks lapsevanema oma ning tutvume ka üldtingimustega. Kui kõik need etapid on läbitud, siis saamegi koha pakkumise vastu võtta, vajutades nupule Võta vastu. Ja nüüd olemegi lapsevanema eest teinud huvikooli sisseastumise taotluse, teinud kohe ka koha pakkumise ning selle vastu võtnud.